Vaatamata sellele, et juhtumist on möödas juba 28 aastat, seostub Mäo rist paljudele ikka veel seal 1994. aasta 15. detsembri varajastel hommikutundidel toimunud traagilise tulistamisega. Kurjategijate jaoks sai lugu alguse, kui nad tungisid Tallinnas Suur-Sõjamäel asuvasse laohoonesse, peksid läbi valvuri ja sidusid ta kinni ning ladusid Kamassi poolhaagise täis alkoholi ja maiustusi. Seejärel võis sõit alata Mustvee poole, kus asus bandiitide vaheladu. 4 Järvamaa trassiteenistuse politseinikku tegid aga oma tavapärast tööd. Teiste seas ka toona 22-aastane Janek Tšeljadinov. Põhimõtteliselt oli 2 kohta, kus pidi patrull kindlasti kätte saada olema, et kui keegi tahab abi saada. Et see oli kas Alumine Mäorist ja Ülemine Mäorist. Ülemine Mäorist oli siis Presto. Oli Presto ja Alumine oli siis Neste rist. Et seal me pidime olema autos kontrollima. Saksamaalt abikorras Eestisse saadetud Opel Ascona politseiauto olid 4 Järvamaa politseinikku parkinud just täpselt siia. Teostati rutiinset liiklusjärelevalvet. Ma ei mäleta täpselt võib-olla mingi tund või paar. Et meil oligi plaan võtta viimased autod kontrollimiseks ja siis Argo koju viia, kuna ta elas seal teemal Sõrandus. Siis tuligi nii, et 3/4 võtame viimase auto, 15 minutit sõidame sinna Koidi kanti ja siis trassid lahkud 3. Ja siis ongi töö läbi. Nooremale vaatajale tuleb selgitada ka üldist pilti. 1994. aasta oli üks hullumeelsemaid. Liikluses oli ainuüksi joobes juhi süül saanud surma 124 inimest. Mõrvati igal pool ja ajal ning takkapihta veel Estonia hukk ning detsember tõi kaasa Mäo tragöödia. Perioodi teab hästi meenutada toonane politsei peadirektori esimene asetäitja Jaan Toots. 93, 94, 92 oli vägivaldseid mõrvsurmasid oli ikka peaaegu sama palju kui päevi, 360 kuni 370 varieeruvalt aastatest, et see oli väga hull aeg. Aga see sündmus ikka oli üle Baltikumi sündmus, kus tavapatrullile tungiti kallale. See ei ole normaalne, see ei olnud mingi suur operatsioon, kus võib juhtuda niimoodi tavakontrollil ja kui ikka hukkus 2 politseinikku, 1 sai raskelt viga, et see oli üle baltiline sündmus. Samal ajal kui Janek Tšeljadinov kontrollis umbes sealpool ühte Ford Taunust, läheneski sündmuspaigale juba kurikuulus Kamash, milles 3 relvastatud meest. Ja muideks huvitava nüansina oli Janeku kontrollitud Fordis samuti grupeeringuga seotud inimesed ja nende ülesandeks oli olla saateauto. Aga kuna nad peeti kinni ja Janek tegi juhile trahvi turvavöö kasutamata jätmise eest, ei saanud ta kamraade hoiatada. Kui ma ümber pöörasin, Marek tuli minu juurde, ütles, et kuule, ma pöörasin ümber, et siin on üks veoauto, et dokumente vaja kontrollida. Et siis ma nägin seda veokit alles tagant. Ja seal oli siis oli 2 isikut. Nemad olid juba autost väljas? Nemad olid seal autost väljas, jah. Kamassis oli autojuht ning 2 grupeeringu ninameest, Andrei Iljuhin ja Nikolai Mitjugin. Konstaabel Väino Neido vaatas juhi dokumente. Marek Lemming asus koormat kontrollima, kuid sellele eelnes kurjategijate katse rahaga asi ära klaarida. Selgus, et pakutakse meile mitte kontrollimise eest raha. Ja muidugi keeldusime. Oleks võib-olla vastu võttud, oleks elus olnud, aga politseitöö on politseitöö. Kas sul on meeles ka summad, mis summasid mehed pakkusid? 600 krooni vist. 600 krooni? Ja muidugi ta ütles, et koorem on tühi. Ma vaatasin neid vedrusi seal, need olid ikka suht pehmed. Ja siis jutt käis vene keeles. Ja Marek küsis, et kuidas ta tühi on siis.
roonis sinna minnes kastist üles, lõi käega vastu kaste, pappkastid olid seal. Ja siis olid nagu pudelikõlin oli seal. Marek sai aru, et midagi nagu valetamine käib. Ta ütles, et käed, jalad laiali, et hakkas nagu teda läbi otsima, tahtis nagu kinni pidada, et asjade selginemiseni. Ja siis ta hakkas nihverdama sinna kabiini poole, Marek jändas temaga, andis mitu korda korraldusi. Ja see teine lühem mees, siis autojuht jäi mulle nagu, tema jäi nagu lukku pilguga. Ja sain aru, et midagi on natuke nüüd valesti. Ja siis ma hakkasin tagasi minema eemale, et näha seda, mis ka auto külje peal toimub, sest mul on auto taga täitsa. Ja siis Marek ikkagi kuidagi nad liikusid sinna kabiini poole. Ja autojuht oligi nagu lukus niimoodi, vaatas mulle otsa ja mõtles, et siis päris ka nagu kuklekarvad tõused turri. Ja siis tundsin nagu ära, et midagi nüüd toimuma hakkab. Aga siis auto tagant ma nägin, auto alt tuli paista kohe, et pikad sellised sammud tulid ja sealt tuli siis teine tulistaja. Muidugi samal ajal ma olin dokumendid eelnevalt ära andnud selle Neidole, et ta läheks vaataks siis auto esinumbrit ja taganumbrit ja üldse neid, mida peab kontrollima. Ja mõtlesingi, et see, kes nagu sealt auto tagant tuleb, et see on see baarimees number 20. Aga siis ühel hetkel tabasin, et neid on lühemad kasvada lühemaid samme ja need pikad sammud ei ole tema omad. Ja siis see nagu pihta hakkaski selle. Kas relva vinnastamise häält tuli ka kuulda? Ma nägin seda. Hõlm läks lahti, automaat tuli välja. Hakkas tulistamine. Esimene valang käis täitsa mulle jalga ette. Siis Argo oli sel hetkel oli keset teed ka tulnud sinna juurde, sest kuidagi nii juhtus, et ma viskas andsin käega märku, et tule välja autost, et tule nagu ka julgestama. Et kuidagi nagu, et enda ka julgeb rohkem mehi kohal on, et neljakesi ikkagi olime. Ja Argo oli keset teed ja siis tema sai nagu teise matsu, et ta sai selga. Samal hetkel ees oli Marek sai, käisid eeslasud. Siis ma heitsin pikali maha ja mõte käis läbi, et mul täielik õigus vastu tulla vaada. Ma vaetasin tühjaks selle. Mõtlesin tõrge ja vaetasin uuesti, et ei ole moone, siis ei ole moone. Siis teine sahin käis üle pea niimoodi. Muidu ma olin juba esimese pauga pihta tasanud, käsi oli katki. 30-aastane liikluspolitseinik Argo Kivi püüdis abi kutsumiseks patrullautoni joosta, kuid see tal laskude tõttu ei õnnestunud. Lemming lamas maas ning relvastamata Väino Neido oli põllule peitu pagenud. Janek oli 25-lasulise uusi pideme sekunditega tühjaks tulistanud. Seis oli ülimalt kehv. Lisaks kuuliveste polnud kellelgi. Hakkas sealt eemaldama, siis kukkusin pikali sinna. Ja siis mingil hetkel tundsin, keegi tuleb ligi. Mõtlesin, et tullakse peksma. Siis ma hakkasin nagu peaga nihverdama. Siis esimene pauk käis läbi suu ja teine käis läbi nagu juusta. Ja siis nagu oli, mingil hetkel oli siuke täis pimauk. Aga ma ei tea, kaua see kestis. Igatahes, kui silmad lahti tegi, siis Argo oli seal pikali karjus. Marek lihtsalt oli pikali, autot ei olnud. Kui haavatud Janek silmad avas lonkas mees patrullautoni, et abi kutsuda. Siis tuli välja ka Neido. Marek Lemming oli juba hukkunud. Argo Kivi suri haiglas kell 4:20. Janek toimetati kõrval asunud paari külastajate abiga arstide hoole alla. Imekombel mitu kuulitabamust, sealhulgas ka näkku saadud laskude järel, pääses mees eluga. Lemmingu ja Kivi matustel Paide kultuurimajas osales enam kui 1000 inimest ning Paide sillaotsa surnuaiale liikus rohkem kui 200 autost koosnev kolonn. Kuritegeliku grupeeringu 8 liikmest tabati 7. Venemaale õnnestus põgeneda 1 tulistajatest.
Nikolai Mitjuginil, keda pole tänaseni tabatud. Ehk on kuritegelikul rajal kõndinud mees oma palga teeninud mõne idanaabri käe läbi. No eks ta tõmbas kõiki väga tõsiselt valvele, et sellist asjad võivad juhtuda. Veel kord nimetan, et see oli tavaline rutiinne kontroll. Hakkasime koheselt soovitama, et peaks kindlasti olema kuulivestid. Kõigile neid jätkunud algu olid ajad, siis me ikkagi, kes oli tööpatrullidel, oli see kohustuslik juba. Nii et kindlasti igast sellist asjast tehakse väga suur järeldus. Aga antud juhul ikka oli tegemist täitsa mõrvaga, sest neid lasti ikka sihitult. Pähe sain lasu läbi suuna. Hamba viis välja. Rohkem midagi. Aga sul kuratlikult vedas ikka? Noh, jah, kui nii võiks öelda. Kedagi, keda pähe tulistatakse ja ta jääb ellu? No jah, 1 miljonist, aga surma peale nagu tol hetkel absoluutselt ei mõelda. Sa ei jõua mõelda lihtsalt, et tegutsed, kuidas oskad, kuidas saad.